Tervist, Fookuses saade eetris ja siin stuudios Markus Järvi ja Varro Vooglaid, tere Varro. Tere Markus. Riigikohus jättis presidendi taotluse kirikuseaduse kohta rahuldamata. Riigikohus jättis rahuldamata siis Alar Karise taotluse tunnistada kirikute koguduse seaduse muudatused põhiseaduse vastaseks. Ja president on selle kirikute koguduse seaduse ka juba välja kuulutanud. Siin öeldakse üks väga märgiline kuidas öelda, paragrahv või väike pisikene lõik pigem. Riigikohus märkis otsuses, et vaidlustatud seaduse puhul on üheselt poolt kaalul usu- ja ühinemisvabaduse tõsine riive, kuna see võib kaasa tuua usulise ühenduse sundlõpetamise, mis mõjutaks kõiki sinna kuuluvaid inimesi. Teisalt on aga kaalul riigi julgeolek ja põhiseaduslik kord, mis on üldjuhul kaalukam hüve. Ehk siis väga lihtsalt öeldes on nii-öelda julgeoleku argument jälle pandud maksma isegi usulise ühenduse sundlõpetamise argumendi üle, usuvabaduse argumendi üle. Ja loomulikult puudutab see Eesti kristliku õigeusu kirikut, Moskva patriarhaadi õigeusu kirikut endise nimega. Ja nüüd me siis siin oleme, kus põhimõtteliselt Pühtitsa klooster ja Moskva patriarhaadi ka kanoonilisse sidemetes Moskva patriarhaadiga seotud õigeusu kirik on väga tõsiste valikutes. Nojah, ega siin midagi üllatavat ju ei ole, sellepärast, et me näeme pikemat aega, kuidas Eestis ongi kujunenud selline ühiskondlik kliima välja, kus selle turvalisuse ja julgeoleku argumendiga võib õigustada ükskõik mida. Et see on iseenesest sellise totalitaarse riigi mustri aluseks olev hoiak. Ja nagu öeldud, me näeme siin mustrit. Siin ei ole nii, et üks või teine otsus või lahend tuli kuidagi üllatuslikult, pigem oleks üllatuslik, kui see oleks vastupidine olnud. Ja ma ei tea, kas ma peaksin nüüd siin vabandust paluma, sellepärast, et mina olen olnud parlamendis vist põhiline, kes on toonitanud, et see seadus on olnud nii algsel kujul kui ka veidikene kohendatud kujul vastuvõetuna põhiseadusega vastuolus, aga ma ei palu vabandust. Millegi eest, sellepärast, et ma ei leia, et minu poolt väljendatud seisukohad oleksid olnud ekslikud, väärad. Jah, põhiseaduse kohaselt lõplik otsus jääb Riigikohtule ja kellegi poole pole enam pöörduda selleks, et seda otsust vaidlustada. Selles mõttes Riigikohus on nagu parlamendi ülemkoda, kiitis selle heaks ja nüüd on kõik. Aga see ei tähenda, et nende poolt väljendatud seisukoht oleks midagi siukest, millega peaks tingimata nõustuma sisuliselt. Ja mina kahtlemata ei nõustu. Täpselt samamoodi ei nõustu, nagu ei nõustunud president, täpselt samamoodi ei nõustu, nagu ei nõustunud 6 Riigikohtu kohtunikku, sealhulgas Riigikohtu esimees. Nii et see faktki, et 6 Riigikohtu kohtunikku, kaasa arvatud Riigikohtu esimees, jäid eriarvamusel, ütlesid ei, et see seadus on küll põhiseadusega vastuolus, näitab, et asi ei ole kaugeltki nii lihtne, nagu meil nüüd üritatakse näidata, et tegemist on põhiseadusega kooskõlas oleva seadusega. Pigem minu meelest kogu see asi näitab lihtsalt seda, kuhu me oma riigiga jõudnud oleme. Et nii ongi, et kui on mingid julgeoleku argumendid, siis tegelikult kõik seisavad reas lõpuks. Et võib ju läbi mängida selle protsessi, et parlament võtab vastu, president jätab välja kuulutamata, saadab parlamenti tagasi, parlament võtab uuesti vastu, president pöördub Riigikohtusse, Riigikohus menetleb rohkem kui pool aastat rikkudes menetlustähtaega, selle juures päris pika kaarega ja siis lõpuks jõutakse otsuseni, et 6 Riigikohtu kohtunikku on küll eriarvamusel, aga ikkagi enamik 17 kohtunikust otsustab, et ei ole vastuolu põhiseadusega ja kõik ütleb, et nüüd on põhjalikult läbi arutatud, põhjalikult läbi menetletud ja nüüd on selge, eks ole, et tegemist on põhiseadusega kooskõlas oleva seadusega. No ei ole, see on illusioon. Selles mõttes oli isegi kasulik, eks ole, sellist protsessi läbi mängida, et keegi saaks öelda, et küsimused jäid õhku või midagi sellist. Ei, kõik arutati läbi ja jõuti lõpuks veendumusele, et on põhiseadusega kooskõlas oleva asjaga. Aga sisuliselt loomulikult ei ole. Ja see 6 kohtuniku eriarvamus, millega ma just tagasi läbi lugesin, on selles mõttes väga hea. Toob esile need samad probleemid, mida minagi toonitasin pöördudes presidendi poole, rääkides nii usuvabaduse lubamatust riivest kui ka õigusselguse põhimõtte järgimata jätmisest ja jääb üle ainult nõustuda nendega. Aga lihtsalt kurb on vaadata, kuidas Eestis asi käib, et lõpuks seatakse kõik ühte ritta ja mingit võimude lahusust sisuliselt ju ei eksisteeri. Jaa, millest siis jutt käib, siin räägitakse paragrahvis 3, paragrahvis 4 usuühingust, usulise ühenduse põhitegevusest ja tegevuspiirangutest. Ma loen ühe nendest variantidest siin ette, et oleks siis kõikidele
arusaadav, et mida see seadus läbi surub. Kirik, kogudus, koguduste liit ja klooster ei või olla põhikirja või tegevuse aluseks oleva muu dokumendi alusel või majanduslikult seotud väliriigis asuva vaimuliku keskuse juhtorgani, usulise ühenduse või vaimuliku juhiga, kes kujutab ohtu Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule või avalikule korrale. Käesoleva paragrahvi lõikes 2.1 nimetatud oht Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule või avalikule korrale võib muuhulgas esineda siis, kui samas lõikes nimetatud vaimulik keskus, juhtorgan, usuline ühendus või vaimulik juht õhutab, toetab või rahastab tegevust, mis on suunatud Eesti Vabariigi iseseisvuse, territoriaalse terviklikkuse või põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele või toetab või on toetanud sõjalist agressiooni või kutsunud üles sõjale, terrorikuriteole või mõnel muul viisil relvajõu õigusvastasele kasutamisele või vägivallale. No milles see konk siin on ja mida siin algusest peale oleme ka Objektiivis rääkinud ja arutlenud sina Riigikogus, aga sinuga ka siin Objektiivis ja paljude teistega, tegelikult Veiko Vihuriga siin Objektiivis paljuski oleme öelnud ju seda, et kogu see nii-öelda oht põhiseaduslikule korrale Eesti õigeuskliku kristliku kiriku osalt on lihtsalt genereeritud. See on imaginaarne, väljamõeldud, konstrueeritud. Et Eesti kristlik õigeusu kirik, Moskva patriarhaadiga kanoonilisse sidemetes olev kirik on käitunud seaduskuulekalt, siin ei ole mingisugust ohtu Eesti põhiseaduslikule korrale tegelikult ju tuvastatav. Ja see on Eesti poliitikute ja avaliku arvamuse poolt niimoodi välja mõeldud, manegeeritud, seda on pikalt siin meil ka avaliku arvamuse väljal ja kõikide nii-öelda meediaväljaannete veergudel õhutatud, valetades põhimõtteliselt selle kiriku kohta ja mitte ühtegi nagu reaalset põhjust, miks sellele kirikule kogu see nii-öelda need tegevuspiirangud ja sedalaadi nii-öelda süüdistused kaela panna ju tegelikult ei ole. No ei olegi ja me samal ajal teame, et see seadus on disainitud täpselt selleks, et panna Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster fakti ette, et nad oleksid sunnitud lõpetama oma kanoonilised sidemed Moskva patriarhaadiga või et siis alternatiivina saab nende suhtes siseminister pöörduda kohtu poole sundlõpetamise taotlusega. Nii et me teame, kuidas nad seda ohtu käsitlevad, et juba ainuüksi nende sidemete olemasolu nad käsitlevad ohuna Eesti Vabariigi julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale, olgugi ühtegi fakti, millest nähtuks mingisugune reaalne oht ei ole. Nii et selle mõttes see osutab ka minu meelest selle Riigikohtu otsuse põhiprobleemile, mis seisneb selles, et nad ei ole andnud hinnangut seadusele nii, nagu see on kirjutatud, vaid nad on andnud hinnangu mingisugusele enda poolt loodud ettekujutusele sellest seadusest või nagu tõlgendusele sellest, et kui seadust tõlgendada ikka nii ja nii ja nii ja nii, no siis me leiame, et ei ole põhjust öelda, et on tingimata põhiseadusega vastuolus. Oota, aga kus te võtate, et seadusandja tahe on, et seadust tõlgendada just nii, nagu teie praegu siin kirjutate? Tegelikult tuleb vaadata ikkagi normile peale, vaadata, mis on seal kirjas ja mitte leida mingisugust kitsast tõlgendust, mille puhul kuidagi ära seletada, et see on põhiseadusega kooskõlas. Ja sellele juhib tähelepanu ka oma eriarvamuses 6 kohtunikku. Et tegelikult kust kohtu kolleegiumi enamus on võtnud selle, et just niimoodi peaks seda tõlgendama. Et ei seaduse tekstist endast ega seletust kirjast ei nähtu, et peaks tõlgendama sellisel kitsendatud kujul, nagu nemad siis on arvanud põhiseaduspäraseks. Ehk siis 2 põhimõttelist erinevat probleemi on see, et kas te annate hinnangut seadusele endale, ja nagu seadusandja on selle vastu võtnud ja nagu ta on seda sisustanud muuhulgas läbi seletuskirja, või ta annate hinnangu mingisugusele oma ettekujutusele. Ja see on muidugi mugav viis Riigikohtu jaoks, et kui loome mingi oma enda ettekujutusliku konstruktsiooni ja anname hinnangu sellele, mitte siis nagu seadusele endale, see võimaldab meil nagu öelda, et põhiseadusega vastuolu ei ole. Aga see 6 kohtuniku eriarvamus on selles mõttes väga palju ausam ja otsekohasem, ütleb, et kulge, et vaatame nüüd ikka seda, mis seal päriselt kirjas on. Ja tegelikult ei ole aru saada, mida on peetud silmas ohu all, ega ei ole aru saada, mida on peetud silmas ka seotuse all. Nii et põhimõisted on täiesti määratlemata, laiali valguvad ja veel kord tulles tagasi sinu kommentaari juurde ja selle juurde, millega ma alustasin oma kommentaari sinu kommentaarile, me ju teame tegelikult, kui laialt nad seda ohtu käsitlevad. Sellepärast, et see kogu see seadus ongi disainitud selleks, et nad saaks panna fakti ette, et katkestage kanoonilised sidemed või alustame sundlõpetamise menetluse teie suhtes, taotleme kohtu kauduna. Nii et selles mõttes me teame seda.
et ei ole mõtet mingisugust nägu teha, et ei, niimoodi seda küll tõlgendada ei saaks. Just nimelt selliseks tõlgenduseks see seadus vastu võetud ongi. Nagu selles mõttes nagu totter positsioon Riigikohtu poolt mängida nagu natuke nagu lolli selles mõttes, et ega niimoodi ei tohiks seda tõlgendada, aga täpselt selleks tõlgenduseks see ongi tehtud. Ma kordan vist iseennast. Ja lisaks sellele ju Riigikogus ise ütleb ka, et kohtupraktika selles küsimuses võib osutuda erinevaks nende enda tõlgendusest, eks ju, et nad ütlevad küll, et siin seaduse rakendamispraktika. Seaduse rakendamispraktika. Ja kohtupraktika ka. Ja kohtupraktika samuti. Et võib-olla sellest, mida nemad siin räägivad, et Riigikogus selgitas, eks ju, et Eesti usuliste ühenduste seos välismaise usuorganisatsiooniga muutub keelatuks alles siis ja ainult siis, kui see kujutab ohtu Eesti riigi julgeolekule, põhiseaduslikule või avalikule korrale, eks ju. Aga tänane kanooniline seos Eesti kristliku õigeusu kiriku ja Moskva patriarhaadi vahel on juba ju käsitletud julgeolekuohuna. Seda on disainitud ja räägitud meile niimoodi pikalt ja laialt, et see ongi peamine julgeolekuohu nii-öelda definitsioon üldse, et juba selline seos on olemas. Ja kui see seos on olemas, siis nüüd saab siis näha, et mis hakkab olema, et siin ilmselt seisab näiteks Pühtitsa klooster ja kogu Eesti kristlik õigeusu kirik sundlõpetamise ähvarduse ees, kui nad ei lõpeta ära oma kanoonilisi sidemeid Venemaaga. Venemaa ortodoksi kirikuga. Ja Moskva patriarhaadiga. Ja Moskva patriarhaadiga. Jah, siin see uudiski, mis seal lahti on, eks vahepealkirjaks on kirjutatud, et kindlaks tuleb teha tegelik oht. Tohutu kitsendav tingimus küll, eks. Aga mis see tegelik oht on? Mis kvalifitseerub tegelik ohuna? Esiteks, kui me vaatame seadust, ei ole siin midagi kirjutatud mingist tegelikust ohust. Kes kujutab ohtu Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule korrale või avalikule korrale? Ja. Ei ole öeldud, et kes kujutab tegelikku ohtu. Kui oleks tahetud kirjutada, et kes kujutab tegelikku ja vahetut ohtu, siis oleks saanud seda kirjutada siia seadusesse sisse, et seegi on juba Riigikohtu poolt nagu juurde mõeldud siia. Aga teiseks, mida see tähendab? Kujutab tegelikku ohtu. Kuidas seda tõlgendama peaks? Kuidas sellest aru peaks saama ka normi adressaat, need usuühendused? Millisel juhul nad kujutavad tegelikku ohtu Eesti Vabariigi julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale, kui nad ei ole teinud mitte midagi selleks, et reaalselt ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut ja põhiseaduslikku korda. Ei ole võimalik tegelikult seda aru saada ka sellise nii-öelda näiliselt selgust loovat kitsendava tõlgenduse kaudu, et me peame rääkima siin tegelikust ohust, eks. Selle määratlevad julgeolekuorganisatsioonid, Siseministeerium ja nende käpikuna kohtupraktika. See on see, mis on Kaitsepolitseiamet. Siseministeeriumi alluva asutusena ja siis kohus lõpuks. Nii et see ei muuda seda asja mitte kuidagi tegelikult arusaadavamaks. Ja siis, kui meil tuleb Kaitsepolitseiametilt mingisugune ohuhinnang, nii nagu see tuli tegelikult, siis me vaatame seda ohuhinnangut ja mõtleme, et aga see on ju täielik väljamõeldis tegelikult. Mina olen seda reaalselt vaadanud. Ja. See on, eks ole, riigisaladuseks kuulutatud dokument, avalikust näha pole saanud, mina olen näinud. Seal pole mitte midagi sellist, millest nähtuks, et oleks päriselt julgeolekuoht. Aga kogu seaduse menetluse käigus erinevad parlamendisaadikud mäletan, osutasid sellele kapo ohuhinnangule. Nagu Kaitsepolitseiametki oma ohuhinnangus on välja toonud, et on ikkagi kujunenud reaalne oht Eesti julgeolekule. Aga milles see seisneb? Loomulikult oli mugav see raport või see ohuanalüüs, ohuhinnang nii-öelda riigisaladuseks teha, et siis ei saa keegi seda näha ega ise vehendud, et tegelikult pole seal mitte midagi sellist kirjas, millest nähtuks reaalne oht Eesti julgeolekule. Nii et jah, selles mõttes on see totter. Aga mina soovitan lugeda seda, tegelikult soovitan kõike lugeda, et kohtu otsus ei ole iseenesest pikk, see resolutiivosa vähemalt või see kohtu seisukohti selgitav osa. Aga eriti see riigikohtunike Villu Kõve, Oliver Kase, Kai Kullerkupu, Saale Lause, Vahur-Peeter Liini ja Juhan Sarve eriarvamus. Lühike, mahutatud ära siin, mis ta on, 1, 2, 3 3,5 leheküljele või 4 leheküljele, tihe, selge tekst ja tunduvalt paremini argumenteeritud kui kohtuotsus ise. Mitte lihtsalt sellepärast, et mina nõustun rohkem nende järeldustega, vaid ma räägin ka seda, et see on nagu sisulisem ja veenvam. Ja mul oli muidugi nagu naljakas lugeda seda, sellepärast, et väga paljuski kattub see täpselt nende samale seisukohtadega, mida ma väljendasin eelnõu menetluse käigus, ma pidasin ju, ma ei tea, kui palju kordi kõne. 1., 2., 3. lugemisel, uuesti arutamisel pidasin uuesti, ma mäletaks 1. ja 2. Vist kokku 5 korda pidasin sel teemal kõne. 2 korral pöördusin presidendi poole, et on oma seisukohad korduvalt ja põhjalikult selgitanud ja edastanud ja sõnastanud. Ja siis on naljakas lugeda põhimõtteliselt samu seisukohti sellest eriarvamusest.
vaata näiteks, on sul see eriarvamus käes või? Ma praegu, see ei ole ju kohtu otsuses, eks ju. Ei, ta on eraldi doku, vaatasin all, vaat see. Just. Ja kui sa krutid sinna viimase paragrahvi juurde, näiteks, siin on muud asjad ka, aga viimases paragrahvis 16 on näiteks öeldud selline asi ära, et lõpetuseks kahtleme selles, kas kirikute koguduse seaduse muutmise seadus on selle eesmärgi saavutamiseks põhiseaduse paragrahv 11 mõttes sobiv. See on siis millise eesmärgi saavutamiseks, julgeoleku huvi tagamiseks, eks. Ja nüüd on see oluline lause. Sobilikkus on siis üks osa proportsionaalsuse testist laias tähenduses. Esiteks peaks olema põhiseaduslike õiguste riive, selleks, et olla põhiseaduspärane, eesmärgipärane, ja teiseks ta peab olema proportsionaalne. Nüüd proportsionaalne omakorda jagatakse 3. See peab olema siis vajalik, sobilik ja mõõdukas. Ja nüüd nad ütlevadki, et näete, selle proportsionaalsuse testi teine tasand, sobilikkus, tegelikult ei ole täidetud. Ja miks ei ole täidetud? Sobilikkus tähendab siis seda, et selle meetmega peab päriselt olema võimalik saavutada taotletud eesmärki, eks ole. Ja nad ütlevad, kui usuline ühendus katkestab kõik põhikirjalised ja muud sidemed endast ohtu kujutava välismaise isikuga, ei lõpeta see siiski vaenulikku mõjutustegevust mis tahes muude kanalite kaudu. Et kui ma võtan lahti oma selle pöördumise lehekülje 3, siis siin on kirjutatud kohe nii. Esiteks ei ole piirangud sobilikud, kuna need põhimõtteliselt ei võimalda saavutada taotletud eesmärki. Puuduvad igasugused selgitused nii eelnõu seletuskirjas kui ka eelnõu põhjenduseks esitatud suulistes seisukohtades, millest nähtuks, kuidas kanooniliste sidemete säilimine Moskva patriarhaadiga kujutaks endast reaalset julgeoleku ohtu ning kuidas nende sidemete katkestamine reaalselt välistaks Eestile julgeolekut ohustava mõju või märkimisväärselt vähendaks seda. Sellele kriitilise tähtsusega küsimusele vastamiseks pole esitatud ainsatki vähegi tõsiselt võetavat selgitust. Kui Moskva patriarhaadil on reaalne mõju Eesti kristlikule õigeusu kirikule ja Pühtitsa kloosterile, siis kindlasti ei välista seda kanooniliste sidemete väljakirjutamine nimetatud organisatsioonide põhikirjadest. Tsitaadi lõpp. Üks ühele sama jutt. Et kas te tõesti nagu mõtlete, et niimoodi, et kui nüüd põhikirjas ei ole kirjas seda, et teil on kanoonilised sidemed, siis ei saa Moskva patriarhaat kuidagi enam Eesti kristliku õigeusu kirikut mõjutada? No. Või milline muu usuline organisatsioon, ütleme niimoodi, et kui oleks tahe mõjutada, ja muuseas seda me oleme siin ka objektiivis arutanud pikalt ja laialt sama punkti, et kui oleks tahe mõjutada Eesti julgeolekut, ohustada Eesti julgeolekut ja Eesti põhiseaduslikku korda, siis oleks ju igati mõistlik teha just nimelt usuorganisatsiooni kaudu, tähendab. See oleks ju igati mõistlik just nimelt teha niimoodi, et need välised kanoonilised sidemed katkestada ja säilitada mingisugused põrandalused sidemed, millega siis hakata Eesti avalikkust mõjutama, eks ju. See on elementaarne. Aga see ei ole mingisugune tehniline küsimus selles mõttes, et põhiseaduslike õiguste piiramise doktriin ütleb seda, et kui meede, millega põhiseaduslikke õigusi piiratakse, ei ole reaalselt sobilik selle eesmärgi saavutamiseks, mille püüdlemiseks väidetavalt põhiseaduslikke õigusi piiratakse, siis see piirang ise ei ole põhiseaduspärane. See on selles mõttes nagu defineeriva tähtsusega kriteerium. Kui päriselt seda piirangut rakendades ei saa saavutada taotletud eesmärki, siis see piirang ei ole põhiseaduspärane. Ja näidake ära, kuidas selle väljakirjutamine põhikirjast, et kanoonilisi sidemeid ei ole, reaalselt, päriselt välistab märkimisväärselt siis seda mõju. No, ei välistagi. Telefoni teele helistada, kirju saata, kohtumisi pidada, kas vahetult teiste isikute kaudu, kui tahetakse mõju avaldada, küll siis avaldatakse. Täiesti sõltumata sellest, kas kanoonilised sidemed on kirjutatud põhikirja või mitte. Nii et järelikult juba ainuüksi sellel tasandil ta tegelikult ei ole põhiseaduspärane. Ja see punkt 14 on ka tegelikult huvitav, sest see ka, seda punkti on ka korduvalt kommenteeritud ja seal ütleb siis, öeldakse eriarvamuses, et enamik usulisi ühendusi on kanoonilises mõttes hierarhilised, see tähendab, nad on ajalooliselt seotud õpetuse või struktuuri kaudu emakirikuga. No nii nagu katoliku kirik, Eesti katoliku kirikuga üldiselt Rooma diotseesiga, eks ju, see on meie usu sisu, et me oleme seotud Roomaga. Ja siin siis öeldakse edasi, et hierarhiliste usuliste ühenduste puhul ei saa eeldada, et mis tahes sidemed on võimalik päeva pealt katkestada. Isegi kui usuline ühendus saaks teoreetiliselt hierarhilised suhted katkestada, tuleb arvestada, et see ei pruugi olla pelgalt formaalsus. Jurisdiktsiooni vahetus eeldab teise kanoonilise korra ja hierarhia omaksvõttu, milleks ei või usulist ühendust väga kaalukate põhjusteta sundida. Ehk siis
korduvalt oleme rääkinud ja kommenteerinud seda, et kui üks kirik on kanoonilistes suhetes nüüd antud juhul Moskva patriarhaadiga, siis see tähendaks tema jaoks põhimõtteliselt kanooniliste sidemete katkestamine, tähendaks usu keskmeks olevate põhimõtete rikkumist, et riik sunnib seda, et nad põhimõtteliselt heidavad ennast kiriklikust ühtsusest välja. Ja nende jaoks on see oluline usu sisu. See on oluline usu kese, oluline usu punkt, usu tunnistuse punkt, et nad on kanoonilistes sidemetes antud juhul oma emakirikuga Moskva patriarhaadiga. Äärmiselt oluline asi, mida just nagu meie selline sekulaarne riigiaparatuur ei võta üldse arvesse, kuigi siin nüüd selles eriarvamuses ilusti see arvesse võetakse. Ja nüüd kujutame ette, et sarnaselt näiteks võidakse hakata hindama Eesti julgeolekut ja põhiseaduslikku korda ohustavaks näiteks mingisugused Rooma katoliku kiriku, paavsti, pühatooli poliitikad. Nii. Kuigi praegu ettenähtavas tulevikus ma seda nagu selgelt just ei näe, aga miks mitte võib olla mingisugusel hetkel selline olukord, kus näiteks paavst tuleb selgelt traditsiooniliste vaadetega paavst, kes ütleb, et igasugune toetus näiteks abielu rüvetamisele, homoabielule, igasugune katoliiklaste toetus, ma ei tea, Pride'ile ja kõikidele muudele asjadele on rangelt keelatud, nii nagu ta tegelikult ka praegu on. Loomulikult seda lihtsalt ei rõhutata, seda doktriini, aga et keegi tuleb välja sellise avaliku ideega ja siis meil on siin nagu terve rida mingisuguseid sekularistlikke tädikesi ja onukesi, kes ütlevad, et kuulge, aga see on ju ohuks meie julgeolekule, see on ohuks meie inimeste turvalisusele ja sõbralikule riigile ja kogu meie riigi enda aluseks olevatele väärtustele siin. Ei see ei peagi nii kaugele minema, selles mõttes, et ei peagi olema ohuks Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule korrale, vaid siin on öeldud ka avalikule korrale. No avalikule korrale, me oleme ju kehtestanud selle, et abielu võib ka olla kahe samasoost isiku liit. Nii et keegi ütleb väga selgelt välja selle ja ütleb, et mitte mingil juhul ei tohi sellele toetust avaldada ja selle tuleb vastu töötada süstemaatiliselt oma enda riikides näiteks. Siis võime siis vaadata, et millises positsioonis näiteks võib leida ennast ka katoliku kirik, millele siin 14. eriarvamuse 14. punktis ka viidatakse. Ja vaata, ma ennevalt ütlesin, et minu meelest selle kohtuotsuse põhiviga seisneb selles, et hinnatakse oma tõlgendust sellest seadusest, mitte seadust ennast. Sellele juhitakse tähelepanu ka selles samas eriarvamuses punktis 5. Üldkogu tõlgendus ei pruugi olla kooskõlas normide tegeliku algse eesmärgi ja seadusandja teadlikult kavandatud äärmiselt laia tõlgendusvõimalusega. Et ei saa niimoodi, et seadusandja võtab vastu seaduse, näeb sellele ette teatava sisu, eks ole, mis on kõigile arusaadav läbi selle, et seadus ongi ju vastu võetud selleks, et luua eeldused Moskva patriarhaadi õigeusu kirikuga kanoonilisi sidemeid omava Eesti kristliku õigeusu kiriku ja Pühtitsa kloostri sundimiseks nende kanooniliste sidemete lõpetamisel. Ja me teame, kui laialt on kavandatud selle tõlgendusvõimalusi. Ja siis Riigikohus ütleb, eks ole, et aga meie arvates tuleb seda tõlgendada oluliselt. Kedagi ei huvita, kuidas teie arvates tuleb seda seadust tõlgendada. See ei ole teie ülesanne öelda, kuidas seda seadust tuleb tõlgendada. Te ei ole seadusandja. See on nagu, täitsa uskumatu, et niisuguse asjaga peab tegelema. Meie arvates, keda huvitab? Teie ülesanne on anda hinnang sellele, kuidas seadusandja on kavandanud seda seadust ja hinnata selle kooskõla põhiseadusega, mitte hinnata oma arvamust, selle seaduse tähendust ja selle vastavust põhiseadusele. Et selles mõttes see on nagu lihtsalt nagu baastasandil valelik lähenemine. Täpselt Riigikohus just nagu eeldaks, et kui nad nüüd ütlevad seda, et kuidas seda võiks tõlgendada, et see annab nagu siin Eesti täitevvõimule ja täitevvõimu eriorganisatsioonidele nagu kapole mingisugused juhised, et kuidas seda nüüd võiks teha. Et jällegi ka riigiõiguslikult on see täiesti vale, et kohus ei saa anda selliseid hinnanguid tegelikult. Et neid saab teha siis juba täitevvõim, eks ju, lähtudes sellest seadusest, mis tal ette pandud on. Just. Ja sama väga fundamentaalse tähtsusega punkt on toodud esile ka punktis 9, kui sa vaatad punkti 9 lõppu, see on alt teine lause,
kuigi näed jah, sealt, kuigi üldkogu annab määratlemata õigusmõistetele, see on siis oht ja seotus, eks ole, põhiseadusega kooskõlas oleva sisu, on küsitav, kas selline oli ka seadusandja tahe. Kuigi Riigikohus annab. Kes on Riigikohus andma? Mingit tähendust sellele, millise seadus on seadusandja vastu võtnud. Seadusandja annab normidele tähenduse, mitte Riigikohus ei anna tähendust. Riigikohus hindab seadusandja poolt antud tähenduse kooskõla põhiseadusega. Nii et lihtsalt ma ütlen, see niipidi lähenedes jah, on võimalik jõuda tulemuseni, et vastuolu põhiseadusega ei ole, aga küsimuseks jääb, et mille vastuolu või kooskõlad üleüldse hindasite, kas seaduse või omaenda ettekujutuse. Ja muuseas järgmine punkt 11 on ka väga vahva, vaata lõppu, viimast kaks lauset. Seadus on universaalselt rakendatav ja selle mõju ulatub üksikjuhtumist kaugemale. Relvastatud konfliktide ja vägivalla levik maailmas on paraku sedavõrd suur, et nii umbmäärane sõnastus annab võimaluse tõlgendada sätet ebaproportsionaalselt laialt. Mulle tekkis siin kohe küsimus, et huvitav, kas siin on viide ka sellele näiteks, et USA ja Iisraeli agressiooni sõda Iraani vastu. Et kui näiteks on, ma ei tea, Eesti juudi, kuidas see nimetataksegi, Eesti juudi kogudus või Eesti juudi kogukond või mis see ametlik nimetus on, ma ei tea, eks ole. Sünagoog on siin. Seotud näiteks mingi usukeskusega Iisraelis, mis toetab Iisraeli sõda Iraanis või Liibanonis, kuidas siis sellega jääb, eks ole? Et kas see on ka siis nagu kuidagi piiripealne juhtum või erinevad vabakogudused, eks ole, kes Eestis on seotud võib-olla mingisuguste Ameerika Ühendriikide nii-öelda kristlike, sionistlike nii-öelda emakirikutega, kas majanduslikult või põhikirjaliselt muul moel, mis toetavad agressioonisõdu, et siis tekib sama küsimus või ongi niimoodi, et ei tohi ainult olla seotud selliste usukeskustega, mis toetavad Ukraina vastast seda mingis vormis, eks ole, teistega võib, eks, et küsimusi tekib palju. Siin võib kohe selle küsimuse visata õhku ja vaadata nagu erinevaid väljaütlemisi, vaadata praktikat ja vaadata ka seda, kuidas Iisraeli tegevust Palestiinas on hinnatud. Muuhulgas mitmete riikide valitsuste poolt, kus Netanyahu on tagaotsitavaks kuulutatud genotsiidi eest. Ja ütelda, et aga kui me nüüd tõesti hindame Eesti Vabariigi nimel näiteks Netanyahu tegevust genotsiidiks, Iisraeli režiimi tegevust genotsiidiks ja meie kaasa arvatud kristlike sionistide sellist kriitikavaba suhtumist Iisraeli riiki ja sellesse genotsiidi õigustades seda, kaasa arvatud mitmete Eesti poliitikute õigustamist sellele olukorrale. Nii, siis poliitilised parteid ei ole veel usuorganisatsioonid loomulikult, aga erinevate nii-öelda kristlike koguduste ja usuorganisatsioonide puhul sellised küsimused võib küll rahulikult püstitada. Ja ma ütleks, et peakski püstitama olukorras, kus meil nüüd selline seadus on vastu võetud. Et kui teil siiamaani pole mitte midagi olnud öelda selle seaduse vastu, siis paneme nüüd teid selle olukorra ette, kus te kriitikavabalt hindate Iisraeli ja ülistate Iisraeli, aga Iisrael teostab Palestiinas ja miks mitte ka, ma ei tea, seal Liibanonis põhimõtteliselt valutussõda ja genotsiidi. Ja nii, hakkaks menetlema või? Kuidas on? Eks need küsimused paralleelina tõusetuvad, sellepärast, et seadus peab ikkagi kohtlema sarnaseid juhtumeid sarnaselt, mitte nii, et kohaldub ainult teatud juhtumitele, teiste suhtes pigistab silma kinni. Aga ma ei tea, mida selle otsuse kohta veel öelda, eks see olegi selline esimene kommentaar, ma lugesin ka selle otsuse resolutiivosa läbi ja selle eriarvamuse lugesin ka läbi, aga tegelikult see vajaks ikkagi sellist nagu süstemaatilist analüüsi ka, mida muidugi lihtsam natukene teha esialgu kirjalikult. Aga mind alguses ajas küll natuke naerma see, et kui pealiskaudne on see Riigikohtu analüüs ka, et ma eelnevalt osutasin näiteks sellele samale sobilikkuse küsimusele, aga kui me vaatame kogu seda põhiseadusliku õiguse riive analüüsi. Mis punkti sa silmas pead? See algab siit leheküljelt 17, vaata. See on siis punkt 84 vist. Jah, et nad alustavad, siin on nagu põhimõtteliselt see esitatud kahe punktina, eks ole, kõigepealt eesmärgi legitiimsus, kas on legitiimne eesmärk, ja teiseks siis proportsionaalsus, mis on alates punktist 89, millele nad siis omakorda jagavad kolmeks, eks sobilikkus, vajalikkus ja
ja mõõdukus. Et kas meede on üleüldse sobilik eesmärgi saavutamiseks, kas ta on vajalik, ehk kas on võimalik saavutada sama eesmärki ka vähem põhiseaduslikke õigusi riivavate meetmetega. Ja kolmas on siis mõõdukus, kus tuleb siis hinnata rakendavate meetmete ühelt poolt ja teiselt poolt siis kaitstavate põhiõiguste nagu omavahelist tasakaalu või omavahelist suhet. Aga igal tasandil on analüüs nagu lihtsalt nagu naeruväärselt pealiskaudne. Ja mõtle, kas see ongi siis kogu teie analüüs, mida te tegite siin nagu 8 kuud? Et kui me võtame näiteks, ma ei tea, vaatame seda sama legitiimset eesmärki, reaalsus on see, et usuvabadust ei tohigi tegelikult põhiseaduse kohaselt riigi julgeoleku kaalutlusel piirata. Et kui me vaatame põhiseaduses sätestatud usuvabaduse garantiid, siis seal on kirjutatud selgelt lahti, millistele alustele toetudes tohib usuvabadust piirata. Ja seal ei ole riigi julgeoleku alust. Ja nüüd on kuidagi nagu välja mõeldud mingisugune asi, et no, siin on mingisugune sisemine usuvabadus ja väline usuvabadus ja no midagi ikka natuke kuidagi nagu võib, eks. Aga mitte mingisugust nagu koherentset argumenti tegelikult ei ole. Ma vaatan, kus ma leian seda õige koha üles, et usuvabaduse alla kuuluva sisemise veendumuse foorum internum suhtes ei saa piiranguid kehtestada. Aga siis ilmselt mingisuguste muude foorum eksternum tasandil võiks siis nagu kehtestada. Ei mäleta, et nagu põhiseaduses normis endas oleks nagu midagi sellist kirjutatud. Sellist nagu mõtled välja mingisuguse käsitluse. Fakt on see, et tegelikult riigi julgeoleku kaalutlust ei ole usuvabaduse piirangute alusena põhiseaduses kirjas. Ja see ei ole juhuslik. Seepärast, et usuvabadust ei tohi piirama hakata. Mina olen küll täitsa seda meelt, et sa võid piirata erinevaid tegevusi, mis ohustavad riigi julgeolekut. Eks erinevaid tegevusi võib piirata. See on karistusseadustikus kirjas, et sa ei tohi tegelikult oma tegudega ohustada riigi julgeolekut. Aga see, millised on sinu kanoonilised sidemed, see on puhtalt usuvabaduse küsimus ja sinna sa ei saa sekkuda ka mitte mingi riigi julgeoleku argumendile tuginedes. Kui päriselt ei tehta mitte midagi sellist, millega ohustataks, siis riigil ei ole õigust hakata dikteerima, millised kanoonilised sidemed võivad või ei või olla. Ja kui tulla tegelikult ju Alar Karise nii-öelda avalduste peale, mis ta sellega seoses tegi, eks ju, ja Riigikohtule esitas, siis on ju seal ka väga hästi kirjas see, et Eesti seadustes on juba kõik vahendid olemas selleks, et igasugust ohtu kas põhiseaduslikule korrale või riigi julgeolekule tõkestada. Just nimelt nende konkreetsete tegevuste kaudu. Et kui tuvastatakse kuskil mingisugune tegevus, mingisugune mõjutustegevus, mingisugune alge Eesti põhiseaduslikku korda ümber lükata, saab inimesed võtta vastutusele juba olemas oleva seaduse raames, kui päriselt midagi tehakse. Aga et kogu see protsess, võtta kokku see asi, et üldse sellist seadust on vaja ja üleüldse me selliseid juriidilisi uperpalle siin teeme, tähendab seda, et tegelikult ei taheta reaalset ohtu põhiseaduslikule korrale ja julgeolekule tõkestada, mida ei ole, mis on välja mõeldud. Vaid tahetakse kõige julmemal viisil sekkuda Eesti kristliku õigeusu kiriku usuvabadusse ja katkestada ära see kanooniline side. No, ma võib-olla selles mõttes parandaksin sind, et just nimelt ei taheta seda teha kõige julmemal viisil, sest vastasel juhul saadetaks lihtsalt mingisugune sõjavägi peale, tehtaks ära, aga see on veel hullem. Minu meelest see on veel hullem, sellepärast, et tegelikult tahetakse asi ära teha, aga nii-öelda säilitada illusioon, et kõik tehti õiguspäraselt. Tõsi, kui me võtame need meetmed, mida võidaks teha, siis tõsi, et see oleks juba nagu... Aga siis oleks kõigile selge, et meil on diktatuur, eks ole, mingit õigusriigis pole mõtet rääkida, aga seda nad just nimelt ei taha teha. Nad tahavad teha nende puhtalt nagu, et kõigile jääks mulje, et näed, põhiseadust hindas siin Riigikohus ja president ja kõike menetleti ja mitu korda ja lõpuks tegime puhtalt ja ilusasti kõik. Ja ma arvan, et kõik usuühenduste liidrid, kõik usuühendused ise ja kõik Eesti kristliku õigeusu kiriku liikmed ja juhtkond samuti oleks seda meelt, et kui tuvastataks kuskil reaalne mõjutustegevus Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra ümberlükkamiseks, no siis oleks ju igati põhjendatud tulla ja riigivõimul sekkuda, sest see on riigivõimu üheks peamiseks eesmärgis, et takistada Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastane tegevus. Nii.
et kui on kuskil mingisugune rakukene, kellel on, ma ei tea, lõhkeained keldris ja juba tegeleb siin mingisuguse sõjaväelise ülestõusu korraldamisega religioossele alusel, eks ju, no siis on igati võimalik juba esiteks olemasoleva, nagu öeldud, olemasoleva seaduse raames sekkuda, võtta need inimesed vastutusele ja ma arvan, et kõik usujuhid ja liidrid oleks samamoodi seda meelt, et nii peakski tegema. Ja ma arvan, et nad isegi tegelikult nendes aruteludes on nad seda ka kinnitanud korduvalt, et kui reaalne oht oleks, siis oleks igati mõistlik ja mõttekas, et Eesti Vabariik ka niimoodi sekkub. Aga seda ei ole, seda ei ole. Toonitame. Ja no mõtlen, nüüd natuke on see hüplik sõnalis, ma enne rääkisin sellest sobilikkuse nõudest, rääkisin, mida mina kirjutasin presidendile ja rääkisin sellest, mida siis selles eriarvamuses on kirjutatud. Aga kui sa võtad lahti selle Riigikohtu enda otsuse, võtad selle üldkogu otsuse lahti, siis siin käsitletakse seda sobilikkust punktides 90, 91 ja 92. Ja no näiteks, kui sa võtad 92. punkti esimene lause, mis on siis nii-öelda kokkuvõtlik, üldkogu leiab, et keeld olla administratiivselt organisatsiooniliselt seotud isikuga, kes kujutab ohtu Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule korrale või avalikule korrale, vähendab tõenäosust, et oht Eestis realiseeruks. Vähendab tõenäosust ja sellega on nüüd nende hinnangul nüüd siis rahuldatud see punkt, et meede on sobilik. Ma mõtlesin seda lugedes, et no mil määral ta vähendab, kui ta 0,01% vähendab seda, siis on ka ju sobilik järelikult, sest mingil määral ta ju, ei saa ju öelda, et kui ikkagi ei ole põhikirjas kirjutatud, et on kanoonilised sidemist, mingil määral ta ju vähendab. Ma mõtlesin umbes sama, et ma tean näiteks, kui riik ütleks, et nüüd kohustuslikus korras sina, Markus, pead laskma omale tätoveerida siia käsivarre siseküljele suurte trükitähtedega, ära mine alkoholi tarvitanuna ujuma. Nii, suured siin kirjutatud, nii. Ja sa ütled, kuule, ma ei lase endale seda tätoveerida sellepärast, et see riivab minu nagu põhiseaduslikku õigus kehalisele puutumatusele, enesemääratlemisele, kõik nii edasi. Ja siis tuleb vaidlus. Kas on legitiimne eesmärk kaitsta sinu elu, inimeste elu? Kas riigil on õigus pühjale selle eesmärgi poole, et inimeste elu kaitsta? On, nii. Nüüd edasi. Kas meede on sobilik? Selles mõttes, et kas see põhimõtteliselt aitab selle eesmärgi poole pürgida, kui siia on kirjutatud? No põhimõtteliselt nagu ei saa aitada, et natuke nagu aitaks, eks ole. Vähendab tõenäosust. No kas ta vähendab? Et kui sa oled näiteks, ma ei tea, 5 või 6 õlut joonud ja mõtled, läheks tiiki ujuma, viimasel hetkel nagu ära mine ujuma, kui oled tarvitan alkoholi, no natuke nagu võib-olla vähendaks, eks ole. Järelikult on meede sobilik. Miks sa mind selles olukorras nagu eesiin välja tood sellise näitena? Sellepärast, et siin närvi jääda muidugi. aga lihtsalt saad see aru nagu milline absurd, et ja lõpuks jõuamegi järeluse, Riigikohus ütleb, jah, kõik kodanikud peavad leppima sellega, et riik tätoveerib nende käe siseküljele selle, et ära mine alkoholi tarvitanuna ujuma, sest et põhimõtteliselt meede on sobilik, aitab küll suurendada tõenäosust, et inimesed siis ei lähe ujuma, eks ole, et kui on tätoveeritud, trükitähtedega tätoveeritud, ütle siis, et ei aita suurendada tõenäosust, et nad ei lähe ujuma, eks. Ikka aitab, Aga siis küsitakse taga vabandust, et mil määral see aitab, et kas selline meede on nagu reaalselt nagu vajalik ja proportsionaalne, pidades silmas, kui suur on see saavutatud hüve siis võrreldes nagu selle isiklike vabaduste riivega, eks ole. No siis ratsionaliseeritakse sellel tasandil juba edasi, aga lihtsalt nagu selline arutluskäik on niivõrd totter, et see ajab naerma. Ja siin oleks tõesti kommenteerida nagu väga palju. Ma pean vaatama kella, sest ma lubasin, et sa pead siit jõudma veel edasi. Et see on nagu kiirkorras tehtud kommentaar, aga mida nagu ma nagu kokkuvõtlikult ütleksin selles osas, ilmselt sa võib-olla tuled mingisuguse aspekti juurde tagasi, aga ma nagu kokkuvõtlikult ütleksin seda, et kui me nüüd ikkagi vaatame seda, et asetada see sellise nagu Eesti riigi praeguse, kuidas öelda siis, poliitika konteksti, mida nagu Venemaa suunas eelkõige aetakse. No siis see on nüüd üks samm jälle sinna poole. Et kui kuskil Venemaa režiim tahaks mingit endlöösungit siin korraldada, siis see on ilus selline roheline linnukene FSB ja armee peakorteri sellises pikas listis, kuhu nagu see linnukene teha. Et mida me siis kiusatakse nagu saavutame? Kiusatakse taga Vene õigeusklikke nii, et järgmine tasand oleks veel see, kui nüüd tõepoolest
tullakse Pühtitsa kloostrisse nii-öelda politsei eriüksuslaste ja kiirreageerijate ja koertega ja pannakse need nunnakesed seal pikali ja üteldakse, et nüüd me hakkame teid enam-vähem sundlõpetama siin. See oleks veel üks linnukene seal kirjas, et paneme teeme ka siia nagu droonitehase Võrumaale ja lennutame sealt otseselt droone Ust-Luuga peale. See võiks ka veel olla. Ja siis, kui me paneme veel täiskomplekti siia nagu tuumarelvi, no siis võiks olla niimoodi, et me ikka garanteerime nagu täiel määral selle, et ikka Eesti saab ära hävitatud Venemaa sõjategevuse käigus. Aga see on üks linnukene selles asjas. Et see on niivõrd ajuvaba provotseering, millega tegelikult Eesti riik on tegelenud, et mul ka ei ole sõnu kirjeldamaks seda lihtsalt. Ma olen sinuga nõus, et tegemist on provokatsiooniga, sellepärast, et millist probleemi me lahendame. Meil ju reaalselt ei ole probleemi, mida lahendada. Küll aga tekitatakse ise probleem, mida tuleb pärast hakata lahendama. Päris tõsine probleem võidakse tekitada. Sest kui me nüüd vaatame, mis siis saama hakkab, seadus nüüd jõustus või jõustub, president kuulutas välja, jõustus, kui seal ei olnud mingit muud tähtaega ei olnud vist, välja kuulutamisega jõustus. Siis, mis nüüd siis saab? Saab siis see, et Siseministeerium võib veel kord saata sõnumi Eesti Kristlikule Õigeusu Kirikule Pühtitsa kloostrile, katkestage nüüd 6 kuu jooksul oma need kanoonilised sidemed. Vastasel juhul on siseminister kohustatud pöörduma sundlõpetamise taotlusega kohtu poole. Kui siis siseminister selle taotluse teeb, siis algab kohtumenetlus Harju Maakohtus. Kui Harju Maakohus otsustab, et jah, tuleb sundlõpetada, siis see vaidlustatakse, see läheb ringkonnakohtusse. Siis kui ringkonnakohus ka nõustub, et tuleb sundlõpetada, siis see vaidlustatakse, asi jõuab uuesti Riigikohtusse. Ja siis Riigikohus võib nüüd juba konkreetset seaduse rakendust silmas pidades anda uuesti selle seaduse põhiseaduspärasusele hinnangu. Või siis ta võib selle käigus ka ütelda, et endiselt leiame, et on kooskõlas põhiseadusega. Ja siis läheb kohtuotsuse täitmiseks. Siis läheb sundlõpetamiseks, et kui päriselt ei tehta koostööd, ei alluta, me pole mitte midagi valesti teinud, me ei ole kujutanud kellelegi mingisugust ohtu, meil on usuvabadus, otsustada ise oma kanooniliste sidemete üle, siis lähevad jõustruktuurid seda ellu viima. Ja siis ongi lõplik katastroof käes. Siis on küll nii, et nüüd tekib küsimus, et kelle huve see nüüd kõik siis teenib, kui me niisuguste tagajärgedeni jõuame. Aga muuseas üks huvitav selline haru on veel selles potentsiaalses protsessis, mis seisneb selles, et pärast kogu seda kadalipu, mida ma kirjeldasin, kui näiteks Eesti Kristlik Õigeusu Kirik või Pühtitsa klooster on ammendanud kõik oma riigisisesed õiguskaitsevahendid, kõik 3 kohtuastet ja endiselt leitakse, et see sundlõpetamise otsus on õiguspärane, siis nad saavad pöörduda ka Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Ja muuseas ei ole ka sugugi välistatud, et asi nii kaugele jõuab ja kui jõuab, siis mina teen küll oma panused sellele, et on päris suur tõenäosus, et see seadus tunnistatakse või see otsus siis sundlõpetada tunnistatakse ikkagi vastuolus olevaks Euroopa Inimõiguste konventsiooniga ja läbi selle siis tunnistatakse vastuolus olevaks Euroopa Inimõiguste konventsiooniga kogu see kirikute ja koguduste seadus. Nii et see võib ka niimoodi päädida. Nii et ega see protsess veel kaugeltki läbi ei ole. See vältab veel väga pikalt, kui nüüd päriselt hakatakse sundlõpetama või taotlema sundlõpetamist kohtu kaudu, et korrektselt väljendada, et see võib veel aastaid võtta. Nii et võib-olla ei ole mõtet ka liigselt erutuda. Saab näha, kuidas siis saaga jätkub. See on mingi teatud mõttes vahefiniš, mitte finiš. Aga lihtsalt kurb on vaadata, milliseks riigiks Eesti Vabariik järgmiste sammude kaudu kujuneb, et see ei ole õigusriik ja see ei ole vaba ühiskonna ideaali austav riik, ilmselgelt. Ja muidugi, väga lihtne on öelda, et näed, Oja, Vooglaid ja Järvi siin jälle õigustavad mingisugust venemeelset seltskonda ja nii edasi, aga see on naeruväärselt nõme niipidi seda asja kommenteerida ja ma arvan ka valelik, kas nürimeelne või valelik. Sellepärast, et kogu selle asja keskmes, selle asja tuumaks on ikkagi õigusriigi aluseks olevad põhimõtted. See on ka see põhjus, miks president on pöördunud Riigikohtu poole. See on see põhjus, miks 6 kohtunikku, Riigikohtuniku, kaasa arvatud kohtu esimees on öelnud, et see on põhiseadusega vastuolus olev. Et ultimatiivselt on küsimus selles, milliseks riigiks kujuneb Eesti Vabariik. Mitte selles, eks ole, et kes on siin venemeelne või ei ole venemeelne. Et ükskõik millise teise organisatsiooni suhtes rakendatakse samasuguseid meetmeid, samasugust kätte väänamist, minu positsioon oleks ikkagi sama. Ei tohi teha.
ja noh, nagu sa eelnevalt ütlesidki, et kui juba tehakse Eesti kõige suurema liikmeskonnaga usuühenduse suhtes ja suurima kloostri suhtes, siis peaks olema väga naiivne arvates, et sama asja ei või teha näiteks SAPTK või Objektiivi suhtes, sest meil ei laiene isegi samasugusel määral, eks ole, usuvabadus nagu usuorganisatsioonidele, eks. Et siin on palju lihtsam teha, ühinemisvabadust on palju lihtsam piirata kui usuvabadust. Oled hinnatud Kaitsepolitseiameti poolt ohuks Eesti Vabariigi julgeolekule ja turvalisusele, põhiseaduslikule korrale lähed kinni nagu naksti. Aga miks mitte seda tehagi, sellepärast, et vaata, siin on nagu Objektiivis olnud kogu aeg artikleid ja saateid, mis õigustavad justkui Eesti vaenlase narratiivi, eks ju, Eesti vaenuliku narratiivi. Siis, mis ta nimi nüüd on, Eesti kristliku õigeusu kiriku mõjutustegevust. Et kapo on öelnud, et see on mõjutustegevus, et avalikult on masseeritud, et see on mõjutustegevus, eks ju. Kõik on kinnitanud, et see on õigustegevus. Näed, siin on inimesed, kes tulevad kokku ja õigustavad seda mõjutustegevust. Ma ütlen, siin ei ole nalja tegelikult, et väga vabalt võib olla niimoodi, et kuulge, et ongi järgmisena nagu koputus uksele. No eks meil ongi praegu Riigikogu menetluses ka see kriisiolukorra seadus. No seda me kommenteerisime siin just Veikoga ka, samamoodi. See ütlebki, et kui on eriolukord ja siis väljaanne hinnatakse siis ohuks Eesti julgeolekule, siis võib selle kapo otsusega kinni panna. Tähendab, eriolukorras, nagu koroona ajal, me poleks saanud oma tööd teha sellisel viisil. Et kapo oleks põhimõtteliselt võinud rahulikult hinnata seda, et see on ohuks sisemisele korrale ja kõik panna lihtsalt väljana kinni. Kusjuures eriüksusena on veel välja toodud tehnilise järelevalve amet. Seal oli Kaitsevägi, Kaitsepolitsei Piirivalveamet ja tehnilise järelevalve amet. Nii et selle mõttes tuleb aru saada, et kõik need asjad sillutavad teed teatavate laiemate tagajärgede kätte jõudmisele, et ei maksa arvata, et see on kuidagi isolatsioonis ja mina ütlen selle veel kord, et tohutu pettumus Riigikohtu suhtes. Mitte, et ma oleks mingid illusioone olnud. Ma eeldasin, et see otsus selline tuleb. Ma oleks olnud väga üllatunud. Ja ma oleks olnud väga üllatunud. Aga ikkagi tuleb öelda, et nendel inimestel tuleb öelda, et te olete tegelikult pettumus. Te ei julge seista vaba ühiskonna aluseks olevat ideaalide eest, vaid te koputate ära täpselt samamoodi nagu parlamendis valitsuskoalitsioon, siis nii-öelda Eesti julgeoleku seisukohast olulised asjad. Kui teie ülesanne oleks kaitsta vaba ühiskonna alused, nagu need on põhiseaduses sätestatud, mitte pakkuda katust teatava poliitilise programmi elluviimisele. Aga nagu näha, te ei ole selleks olnud suhtelised. Jah, meil ehitatakse Euroopa Liidu eeskuju lihtsalt sõjademokraatiat siin, mis on tegelikult oma olemuselt diktatuur ja see on üks nendest sammudest. Oluline samm edasi. Jah. Aga aitäh sulle stuudiosse tulemast ja arutlemast. Ilmselt räägime sellel teemal veel. Kuulmiseni.